Tšau, mina olen Kristi TalTech Cheerleaderitest ja täna ma õpetan teile ühe meie vanematest kavadest. Te saite seda ise hääletada meie Instagrami stories. Tegemist on Dirty kavaga ja minuga koos on Marianne, Fabulous ja Elina, Fabulous. Nemad aitavad mul teile seda kava ära õpetada. Nüüd me õpime seda suhteliselt kiiresti, aga kuna sul on võimalus edasi-tagasi kerida ja nii-öelda üle vaadata kõike, siis ära üldse pabista, lihtsalt pane pausi peale, mõtle läbi, keri tagasi ja tee uuesti. Okei? Cool? Nii, ehk siis me hakkame pihta. Kõigepealt sa alustad, kava on päris pikk, kava on kokku 12 kaheksat, ehk siis a lot. Ja. Sa alustad kõigepealt laia harkseisuga, sul on vasak käsi on siin selja taga ja parem käsi on nii-öelda rahulikult lihtsalt külje peal. Nüüd kohe, kui muusika pihta hakkab, siis esimese löögi peale sa lähed siit alt läbi, võtad hoogu ja lähed 1, 2. Ja nüüd sa võid selle pea visata rohkem nii-öelda taeva poole või võid nii-öelda kallutada küljele, see isegi nii oluline ei ole, aga ma tahaks näha just seda nurka. Ja, see on 2, siit samas sa astud jala kokku ja samal ajal läheb vasaku käega, läheb 3 ja tõmbab parema käe juurde ja läheb terve pearing 4. Ja sa toetad nii-öelda rahulikult siia meelekohtadesse ja vaatad, su käed ei oleks täiesti lahku, vaid nad on siin nii-öelda külje peal. Ja, sa teed ära siis 3, 4, teeme algusest uuesti. Oled valmis? Lähed? Ja. 1, 2, 3, 4. Nüüd siit samast alt sa tõused üles, lükkad jala üles, 5, käed teevad siukse, et tule minu juurde. Ja sa astud küljega 6 ja nüüd lähevad siit samast rinna alt, surud käed mööda keha alla. Ja ära karda siis suruda täiega vastu enda keha, et ta ei oleks siuke eemal. Ja? See on 6, jalad on sirged ja nüüd sa lähed siit alla 7, 8. Mis keha teeb? Põhimõtteliselt siit samast sellest asendist sa vajusid alla, sa viskad need käed nii-öelda siit kõrvale ja natuke kaevad ja lähed teisele poole ja kaevad ja siis need juuksed võikski olla siuksed, et sa mitte midagi ei näe. Ehk siis viska just täiega ja mine jalgadest täiesti alla. Seega, kui sa tegid ära 3, 4, siis sa astud siit jala ette, viskad jala ette 5, 6 ja lähed alla 7, 8. Nüüd siit samast kohe tuled ülesse ja pöörad 1, 2. Ja hästi tugevad käed ja ma olen jalgadest all ja liigun ühelt poolt teisele. Ehk siis 1, 2, nüüd ma toon jala kokku, nii-öelda väikse täpiga puusade peale ja sellega läheb mul nii-öelda puusaring vasakult paremale, aga seda ei pea väga suurelt tegema, ta lihtsalt annab sulle hoogu, et nii-öelda 4 peale siit uuesti liikuda. Ja sa pöörud ennast põhimõtteliselt seljaga, et 5 astuda siia välja. Ja, hästi rahulikult salatan korra selle veel. Lõpetasid siia, astud 1, 2, astud kokku 3 ja siit samast kohe edasi 4, põhimõtteliselt oled seljaga, sa lähed kõik järjest ja astud 5. Nüüd see 5 ma toetan vasaku käega nii-öelda alaselga ja parem käsi on nii-öelda siuke kinni, hoiab külje pealt kinni. See on 5, 6 peale sa teed siukse väikse rolli alt läbi, lased põlvedest kõveraks, see on 6 ja siit kohe sa tood vasaku jala üles, puusa välja, et minna 7 ja 8. Ehk siis 3 korda. Teeme selle 8 uuesti. Lõpetasid 7, 8, astud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Läheme edasi. Nüüd astud oma vasaku jala juurde ja 1 peale. Muusikas on sõna DJ. Ehk sa kujutad ette, et sul on see suured klapid peas, sul on see DJ laud on ees, pult on ees ja sa oled DJ. Ehk siis see on 1 ja astud välja 2. Ta ütlebki DJ spinning. Ja me teeme 1, 2 ja nüüd sa lööd siit boom, sa. Ja võid natukene peaga nii-öelda kaasa mängida kogu aeg, et siuke natuke selle nüanssi juurde anda. Käte puhul oluline see, et käte ja keha puhul üldse, et sa oled ühel pool, nüüd sa lähed teisele poole
ja nüüd sa lööd siit samast ja tuled keskele tagasi. Jah, see on DJ spinning, show your hands. 3-4, nüüd lähed siit alla. 5 ja julged mine siukse kerge hüppega, sa lihtsalt hüppad jalad kokku ja lähed alla. 5 ja 6, teed lihtsalt jalgadega, lükkad põlved korraks lahku. Nüüd see on ka üks raskemaid kohti, sest siin peab tasakaalu säilitama. See on sul ja 6 ja sa pöörad 7, 8. Aeglaselt on seda veel eriti raske teha. Ja, ehk siis põhimõtteliselt, mis ma teen, ma twistin 2 lööki niimoodi siit jalgade poolt, aga samal ajal ma teen ülakehaga, teen parem õlg, vasak õlg. Ja, ehk siis see on sul 7, 8. Nüüd, sa jõuad siia, siit. Sa kukud põlvedest alla, aga hästi pehmelt. Ja käed lähevad sul ülevalt alla, ehk siis siit lähevad pool. Nüüd, kui ma alla tulen, siis ma jätan kohe juba natukene jalad harki ja tagant on jalad koos, ehk siis jalgu lahku ei jäta. Ja, see on 1. Seega sa tulid 1, käed liiguvad ja nüüd 2, sa teed võimalikult suure tropi alla, ehk siis kukud ja vajutasid 2. Ja, siin on nagu harkspagaati venitaksid. Jah, põlved on võimalikult välja, jalad on tagant koos ja siis parem käsi toetab ette. Nüüd vasak käsi läheb uuesti siia taha selja peale, nagu ta meil paar korda siin olnud on ja pea vaatab ülesse. Ja see on 2 ja 3, 4 sa teed lihtsalt paremalt ja alt läbi, boom, pea viskad. Et see on 3, 4. Nüüd, et siit sellest asendist ära saada, siis 5 peale sa tõmbad jalad kokku, 5. Nüüd kindlasti vaata seda, et sul oleksid varbad ka koos. Ja, põlved võimalik koos, 5. Nüüd sa pöörad järsult 6. Vasak jalg on all nii-öelda maas, parem töötab peale, 7 mõlemad jalad. Ei pea suure kaarega minema, sa lihtsalt ei jõua seda teha. 7 on jalad maas ja nüüd 8 sa viskad puusa ülesse. Kogu raskus läheb vasakule käele ja parem käsi tuleb siit keskelt ja 8. Ja vaatad sellele käele järgi. Hästi palju infot tuli nüüd korraga, aga me läheme üles tagasi, et selle maasosa korra veel rahulikult läbi teha. Lõpetasime ära sellega. Sa ja astusid siit. 1, 2, 3, 4. Läksid alla. 5 ja 6, 7, 8. Läheksid siit. 1 ja täiesti alla. 2 pea. 3, 4. Põlved kokku 5. Pöörad 6. Jalad lahku. 7 ja lükkad ülesse 8. Nii, tuled siit rahulikult alla. Need on su esimesed 4-8. Me teeme nüüd algusest peale need kõik läbi rahulikus tempos, ehk siis sa saad enda jaoks selle kogu asja läbi korrata. Okei? Võtad alguse positsiooni, valmis. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okei, nii, proovime natukene kiiremini seda ka teha. Ja pärast lõpus teeme muusikasse. Proovime lihtsalt natukene kiirem tempo saada. Nii, valmis. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okei, no nii. Esimesed 4-8 on sul selged. Võta ikka lõuks juua ja lähme kohe 4-8 edasi. No nii, lähme edasi järgmise 4-8-ga. Me lõpetasime maas, ehk siis me tuleme siia alla tagasi. Sa lõpetasid 8 oli puus üleval, parem käsi oli, vaatasid paremale käele järgi. Ja nüüd sa hüppad kohe siit nii-öelda vasak käe poole, hüppad ühega, hüppad kokku ja tõmbad
jalad käte juurde. Ja ehk siis ära mõtle, et sa jääd lihtsalt pöörad ja sa jääd kuskil siia asendisse. Ehk siis ära lihtsalt pööra, vaid siit hüppad need jalad juurde ja see on üks löök, ehk siis ta on päris kiire ja päris järsk, aga kui sa seda paar korda teed, siis tuleb välja. Üks on sul siin, nüüd 2 tõmbad mööda jalga ülesse, 2, astud parema jalaga taha, 3 ja siis tuleb ja 4, nüüd kohe tuleb järgi ja 5. Siin on hästi oluline see selline tükeldamine, ehk sa tükeldad seda liigutust ära, sa hüppad 1 kiiresti kokku, 2 venitad, 3 ja 4 kohe ja 5, nüüd hüppad, käed lähevad alla ja 6, ehk siis parem jalg tuleb kõigepealt ülesse ja ta võiks olla sellise kaarega, et sa lihtsalt ei tee pisikest, vaid sa tõmbad nii-öelda põlve võimalikult kõrgele, jah, ja see on siis ja 6, siis sa võtad hoogu, tõmbad nii-öelda selja kumeraks ja siis võtad ja 7, eks ma lähen puusa ja kogu liikumisega paremale, tulen keskele tagasi ja 8. Ja siin võid peaga ka kaasa mängida, kui tahad, et see on sinu teha, aga oluline see, et sa oleks madalal, sa hüppasid siit jalad arki, lähed alla ja tõmbad käed puusale, käed ette, käed küljele ja rusikasse. Jep, teeme selle 8 uuesti. Lõpetasid mahast. Ehk siis 8 pööra. 1, 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8. Ja nüüd 8 ja peale sa hüppad kogu keha nii-öelda sirgeks ülesse. Ja see peaks olema selline tunne, et sa nagu hingad sügavalt sisse ja siis hakkad alla vajuma. Nüüd need käed on sul kuskil siin rinna peal ja sa tõmbad, sõrmed vaatavad allapoole ja sul on 4 lööki, et reaalselt alla venida, ehk siis väga pikk aeg. Ja sa lähed sirgete jalgadega 1, 2, 3, 4 ja need käed jõuavad sul täpselt kuskil siia põlvede nii-öelda juurde, et siit hästi järsult jällegi ja 5 tõmmata peaga ja 5. Juuksed kõik ette. Ehk siis see on su ja 5. Ja? Nüüd sa astud siit kokku ja 6, näitad 2 korda parema käe nimetussõrmega nagu no. Nüüd astud siit välja. 7. Mis ma teen? Ma panen põhimõtteliselt selle käe lihtsalt korraks siia endal nii-öelda külje peale. Ja? 7 ja 8 ja istun alla. Ehk siis käed on siin rinna kõrval ja lihtsalt teed rinnaga nii-öelda võimalikult suurelt ette-taha liikumist. Ja ma vajun nendega alla, et kui ma siin olen, siis ma olen jalgadest sirge, nüüd ma pööran, ma olen üleval ja nüüd selle 2-ga boom, boom, ma istun alla. Yes, okei. Teeme selle teise 8 uuesti. Jõudsid üles, tegid boom ja 1, 2, 3, 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja. Jep, nüüd siit astud parema jalaga jälle välja sirgeks. Parem käsi läheb peopese tahapoole ja surud seda välja, et ta ei tohiks olla selline plõmm, vaid sa surud ja surud. Ja see on siis lugemisse, kui sa lõpetasid siin, sa astud 1, 2, nüüd tuleb järsult ja nüüd tuleb 3 peale, sa tõmbad üle rinna alla siia ennast. Et ta on hästi kiire, aga mitte, et sa tood need käed lihtsalt alla, vaid ta tuleb sellise tõmbega. Ja ta jõuab sul siia jällegi siia keskkoha juurde ja sa teed siit 4 ja siuke tsa. Jep, teeme uuesti selle. Ehk siis siit kohast astud välja 1, 2 ja 3 ja 4. Jah, ta on ja 4, sa kuulad seda rütmi muusikas. Nüüd siit läheb edasi 5, sa lähed kõigepealt peaga ja samal ajal, kui sa pea teed, paremalt vasakule tuleb ring, sa viid raskusega vasakule jalale. Ehk siis sa lähed 5, juuksed jäävad kõik näo ette, astud kokku 6 ja nüüd tõmbad siit 7 ja pöörad julgelt 8 ja. Et ta tuleb kõik suhteliselt järjest, ta on sujuv liigutus, ta on 5
5, 6 ja, wow, 5, 6 ja, 7, 8 ja. Ma tegin nüüd asja nagu maru keeruliseks, tegelikult ei ole. Teed. Ja 4 ja, tõmbad. 5, 6 ja, 7 ja, 8 ja. All good. Väga hea. Nii, viimane 8 sellest osast. Sa lööd siit väikse siukse nipsuga, kui nipsu ei oska, siis lihtsalt lööd, aga ma tavaliselt löön väikse nipsuga, lööd eest läbi ja samal ajal kogu raskus läheb paremale jalale, ehk siis vasak jalg tuleb üles. Ja see on ühe peale. Sa tegid siit ära ja kohe tõmbad 1, astud vasak, parem, käed tuleb alla ja nüüd astud, see on 2 ja nüüd tuleb siit 3. Ja see 3 on niimoodi, ma astun välja, ma võtan alla ja ma nüüd tõmban puusa üles, käed alla ja lasen uuesti alla. See on 3 ja nüüd siit astud välja 4-ga. Astud, et minna 5, 6, 7, 8 ja. Puusade osas nii-öelda see üldine liikumine on väga lihtne, sa lihtsalt astud selle sama parema jalast välja ja võimalikult laia hargi ja sa vajud paremalt alla ülesse, paremalt alla ülesse, paremalt alla ülesse ja nüüd lähed lihtsalt jalgadega lukku keskele. Ja see on 5, 6, 7 lukku, 8 lukku. Kätega samamoodi, kui sa esimesest selle ära teed, siis siit lähed lihtsalt käed alla, kõigepealt jäävad käed selja taha, rind ette, lähed 5, teise korraga tuleb parem käsi 6, kolmanda korraga 7 mõlemad käed ja nüüd, kui sa tõmbad siia nii-öelda lukku ennast, siis 8 peopesed on välja pööratud ja ta vaatab, pea vaatab taha ja tõmbad ja peale tõmbad kokku. Võimalikult tugevalt, 8 ja. Okei, no nii. Teeme selle 8 veel uuesti. Ehk siis lõpetasid siit ära, lööd 1, 2 ja 3 ja 4, 5, 6, 7, 8 ja. Et nendega ma natukene venitan, ta laulus ütleb get your girls, get my boys, get my girls, get your boys. Vastupidi. Tšekkige sõnad pärast ise üle. Ehk siis siit get my girls, sa natukene venitad seda ja nüüd astud kiiresti. Sa get your boys, venitad natukene seda, astud ja siis läheb järjest 5, 6, 7, 8 ja. Okei, no nii, lähme maha, teeme terve selle 4-8 aeglasest läbi. Ja, olen valmis. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2, 3, 4 ja 5 ja 6, 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3 ja 4, 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3, 4 ja 5, 6, 7, 8 ja. Okei, proovime kiiremini. Proovime selle osa kiiremini ja siis läheme algusest peale sellise keskmise tempoga. Okei, tuletame kõik meelde. All right, let's go. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2, 3, 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3 ja 4, 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3, 4 ja 5, 6, 7, 8 ja. Okei, it's a lot. Ja, võtan natuke hingeldama. Lähme täiesti algusest, keskmise tempoga. Valmis? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6,
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teine osa ja 1, 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2, 3, 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3 ja 4, 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3, 4 ja 5, 6, 7, 8 ja. Okei, no nii, kuulge, teine 4-8 on õpitud, 1 4-8 on meil jäänud. Võtame viimased 4-8, mis on siis see legendaarne refrääni osa selles loos, ehk siis rütm on natuke teistsugune, kui me siiamaani oleme teinud, et kui meil siiamaani on läinud suhteliselt puhtalt takti peale, siis ma õpetan teile taktis kõik ära, aga põhiline rütm on nii-öelda selle järgi, kuidas ta laulab. Ehk siis ta on ta-ra, ta-ta-ta-ra, ta-ra, ta-ta-ta-ra, ta-ra, ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta ja niimoodi 2 korda. Ehk siis kogu aeg, kui me teeme nüüd edaspidi, siis 1 ja 5 on need taktid, mis meil jäävad nii-öelda 3 korda jäävad vahele ja siis läheb järjest. Kui see tundus praegu keeruline, siis ära üldse vabista, ma seletan kõik ära, aga lihtsalt meil on siin niisugused nii-öelda efektipausid, et võimalikult järsult teha seda täära, selle peale nii-öelda seda liikumist. Okei, let's do this. Lõpetasid ära siis viimasega 8 ja sul on kohe esimene paus, ehk siis 1 on paus, sa oled tugevalt seisad ja 2 on see täära, selle peale sa hüppad, nagu sa juba ühe korra hüppasid paremast jalast ülesse ja käed lähevad alla, ehk siis ja 2. Ja siis sa lähed kohe ja lükkad ennast jälle kumeraks, nüüd hoiad kätes kinni ja läheb seesama puus ja puus. Ehk siis kui sa ennem tegid kätega koos, siis nüüd sul on käed paigas ja rõhk on 3 ja 4. Ja sa tood 4 ja tood keskele tagasi. Just. Ja siis see 5 poollööki on pausi, et minna uuesti täära. See on ja 6. Okei, teeme uuesti. 8 ja. Just. Ja nüüd siit lähed. 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6. Jep, 5 paus. Ja 6, jõudsid siia. Mine nüüd ilusasti kuskile 90 kraadi peale, et sa oled täiesti all, sest et sa nüüd 7 peale lükkad efektina nii-öelda tugevalt jalad lõppu. Ja ma kergelt hüppan nii-öelda maast lahti, et see oleks võimalikult selline järsk liigutus ja see on täpselt 7. Eks kui sa jääd siia ja teed lihtsalt niimoodi, siis seda ei ole palju näha. Ehk siis täiesti alla ja 6 ja nüüd lükkad 7 ja ma pööran sõrmed alla tagasi, kui ma lükkan lukku. Ja nüüd siit ja 8 tuled külje pealt läbi ja kaalutad ennast. See on su algasend nii-öelda, kus sa tahad startida. Ja 8. Alguses tee natuke rahulikumalt, mida rohkem sul see sisse harjub, seda suuremalt tee see liigutus. Lähed alla ja 6, 7 ja 8 ja 1 tühi. Jälle tühi ja nüüd lähed siit ja mu keha liigub natukene nii-öelda see vasakule poole, sest ma hakkan vasakule astuma ja 2. Ja ta on jälle seesama täära, täära. Ja nüüd sa siit blank, astud ette ja lähed ta. Kõik õige, kontrollin. On ju õige? Õpetan valesti, thanks. Mul oli blank lihtsalt. Ehk siis tulid üles, ta-ta-ta-ta-ta-ra. Ja nüüd tuleb uuesti ta-ra, astud siis ta-ra. Mine põlvedest alla, astud ette ja pöörad ta-ta. Taktidesse on ta ja 2, 3 ja 4 ja. Ja ma reaalselt täpin need kannad 2 korda vastu maad. Parem õlg ennem. Parem õlg, vasak ja siis käsi suula. Teine käsi on lihtsalt siin all, oot sees ja ta. Ja nüüd, kui kogu aeg jäi 1 ja 5 jäid vahele, siis nüüd see 5 tuleb järjest. Ehk siis sa tegid 4 ja nüüd sa lööd siit
5, nüüd kanna üles, käed lähevad alla ja 6. Ja siin on see koht, kus sa istud ja tahad võimalikult nii-öelda alla ja nõgusaks ja lükkad pea taha. Ja kätega ongi see, et siin jäävad käed samasse kohta, aga see hetk, kui sa selja pöörad ja käed tulevad siia ette alla ja siis sa lööd need käed selle 6 peale, puum, taha. Jep, see on 6. Nüüd sa siit sama nii-öelda põrkad 7 peale. Pööran korra kaamerasse ennast. Ehk siis sa tegid selle 6, vaatasid üles alla ja nüüd sa põrkad nii-öelda jala peale, lihtsalt, et selle liigutust mugavamaks teha ja samal ajal kätega teed tsa. See on 6 ja 7 ja 6 ja 7 ja. Jep, aga sa oled muidu selja. Lähme siit korra. Ehk siis 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja nüüd sa astud 8. Ma astun põhimõtteliselt niimoodi, ma astun suhteliselt juba oma selle parema jala viltu, et ma ei astu otse taha varvast, vaid pööran ära, sest ma pööran kohe keha ette, et mul oleks mugavam. Seega ma astun vasakkäsi ette, paremal taga ja nüüd pööran ja. Yes, ehk siis see on 7 ja 8 ja. Ja nüüd on jälle üks paus. Aga teeme ühe korra selle veel kõik läbi. Lõpetasid 8 ja. Üks on paus, hüppad. 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja paus 5, lähed alla. Ja 6 ja 7 ja 8 ja. Nüüd käed. Paus, astud. Ja 2, lähed. 3 ja 4 ja viskad. Jalg 5, astud ja 6 ja 7 ja 8 ja. Okei, mul kadus mingi patsikumm kuskilt ära, aga juuksed läksid lahti. Aga las need olla. Okei, läheme nüüd vallatuks ära. Juuksed vallad. See on su esimesed 2-8 refräänist. Läheme edasi. Lõpetasid tsa. Nüüd, 1 on jälle paus, aga see 1 sa pead juba vaimselt valmis olema, et ja 2 on jalalöök. Seega see 1 on põhimõtteliselt siuke kohe-kohe lähen. Et sa teed 8 ja 1, nagu siuke ja siis ja tõmbad käed ette, et lüüa 2 jalaga. Nüüd, sa võid selle teha niimoodi, et sa lööd seda rahulikumalt või siis sa teed selle full out variandi, ehk siis sa löögi ajal lööd peaga taha. Aga kui sa ei ole selles kindel, siis ära seda tee või kui sul ruumi ei ole piisavalt, siis kas või tee põlv. See on safety first, okei? Ehk siis 8 ja 1 ja 2 ja see jalg tuleb ette ja nüüd 3 sa tõmbad 3 ja pöörad raskuse nii-öelda enda ümber, oled seljaga, et tõmmata 4 peaga 4 ja käed tulevad siia alla. Ja ta läheb sujuvalt niimoodi, et see 3, 4 jõuad siia, 4 ja 5 venitad nii-öelda selle pea lõppu ära, 5 ja siis tuleb uuesti ja 6, ehk siis 5 on põhimõtteliselt, on sul jälle paus. 5 ja siis teed rinnast ja 6, õlad võivad taha ja nüüd sa astud parema jalaga. 1, 2, 2 korda nii-öelda pöörad ennast kõigepealt diagonaali, otse. Kätega on niimoodi, et käed esimest korda teevad siit tsäh-tsäh ja teist korda teevad tsäh-tsäh ja venivad alla. Seega siit ja 6 ja 7 ja 8. Ja. Nüüd siit 1 põhimõtteliselt jälle venitad, ootad ära, nii-öelda paus ja lähed ja 2. Ja ta tuleb väga kiiresti otsa, ehk siis see ühe paus ei tundu nagu väga suur paus üldse, sa jõudki nagu käed alla tuua. 1 ja sa lähed siit alla ja 2. Ja mis ma selle vasaku käega tegin, oligi see, et ta tuli siia ja nüüd ma nagu andsin endale hoogu see, et kui ma lähen alla. See, kas ta on rusikas või ta on lahti, ei ole nii oluline. Sa lähed alla ja nüüd siit pea läheb ja 2. Ja siit sa tõmbad ennast 3 ülesse. Otse, jälle see 90 kraadi ja 3 peale lükkad ennast siia, 3. Käed tulevad siia ja tuleb ja 4. Ja istud alla. Ja viimased liigutused. Almost there. Sul on 5, 6, 7, 8 ja 1, 2. Sa astud parema jalaga,
vasaku jalaga. See on vasak jalg. Vasaku jalaga astud taha, astud parem jalaga taha, siis astud vasak, parem, siis teed puusa üles-alla, astud kõrvale. See on põhimõtteliselt jalgade töö. Käed juurde. Tsah-tsah. Nüüd parem käsi tuleb ette. Ehk siis põhimõtteliselt sul on sama käsi, sama jalg on ees. Ja ta teeb sul üks kaare. On 5, 6 ja istud alla, nüüd tuleb 7 ja sa pöörad ennast 8 ja 1, 2. Yes, and that's it. Okei. Excellent. Okei, me teeme ühe korra veel rahulikult selle läbi. Teeme siit kohast, kus sa tegid jalalöögist. Teeme siis teist 2-8 refräänist. 8 ja 1 ja 2 ja 3, 4 ja 5 on tühi ja läheb. Ja 6 ja 7 ja 8, 1 on tühi, läheb. Ja 2, tuled 3, 4 ja astud 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2. Ma korra lihtsalt seletan sulle selle keha liikumise siin lõpus ära, et kui sa astud, siis keha on otse, kiiresti astud nii-öelda alla, puus, ma tõmban siin nii-öelda kätega vastu. Nüüd kui ma astun kõigepealt, siis ma astun jalgadega küll küljele, aga keha läheb kõigepealt taha, nüüd keha pöörab nii-öelda kergelt ettepoole ja siis pea on kindlasti nii-öelda publikusse ja sealt lööd peaga ja siis tõmbad ja siuke badass. Okei. No nii, teeme rahulikult selle refrääni kõik läbi. Oled valmis? Hingad sügavalt sisse välja. Ja, tulid siit 8 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2. Okei, proovime kiiresti teha. Või no mitte kiiresti. Keskmine tempo. Valmis. 8. Ja okei, ma olen 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1. Ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1 ja 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 8 ja 1 ja 2, 3, 4 ja 5 ja 6, 7 ja 8, 1 ja 2, 3, 4 ja 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2. Okei, seda on päris palju. Läheme algusest peale. Jah? Täiesti algus. Ma ei tea, miks ma küljega seisin, aga ma alustame otse. Okei, kuidas teil on? Valmis või? Mul on hair all over the place. Ma olen sassy. Hinge sügavalt sisse välja. Ma tunnen, mul on seda vaja. Okei, valmis? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 ja 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2, 3, 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3 ja
4 ja 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2 ja 3, 4 ja 5, 6, 7, 8 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1 ja 2, 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 1 ja 2, 3, 4 ja 5 ja 6, 7 ja 8 ja 1 ja 2, 3, 4 ja 5, 6 ja 7 ja 8 ja 1, 2. Okei, no nii. Kuidas teil läheb? Hästi, ma loodan. Kuulge, aga nüüd ei ole midagi muud teha, kui tee muusikasse. Ja, kui sa tahad, keri edasi-tagasi, harjuta veel, tee kas või rahulikult jupiti kõik läbi, aga kui sa tunned, et sa oled kindel ja valmis ründama, siis pane muusika käima ja tee muusikasse. Okei, ma loodan, et teil on kava selge. Kui ei ole, sellest ei ole midagi hullu. Kerige tagasi, tehke uuesti, mängige mitu korda seda muusikat, kuulake muusikat, jälgige, kus kohas mingi liigutus on, kuidas me seda teeme. Ja nagu te näete, siis tüdrukud ka veel siiamaani harjutavad. Ehk siis harjutage julgelt ja leidke sellest kavasse oma säss, see rütm sealt, mis on just teile iseloomulik, et see kava ei oleks lihtsalt Kristi koreograafia, vaid see oleks sinu sässi törti kava. Ja egas midagi, järgmises tutorialis näeme, nii et tšau!